Vene Sadam evakueeritakse pärast laastavat tulekahju Tuapses ning Moskva suurendab pinget, ähvardades Rumeeniat. Hoiatus tugevnes sel kolmapäeval 29. aprillil aastal 2026, sest kaks sündmust toimuvad koos. Venemaa näeb strateegilise naftarajatiste põlemist Mustal merel, samal ajal kui ta püüab muuta droonide kukkumise Rumeenia territooriumile sõnumiks NATO riigi vastu. Juhtunu ei ole üksikjuhtum, see on veel üks osa sõjast, mis ei piirdu enam ainult Ukraina rindega. See on hakanud tabama sadamaid, rafineerimistehaseid, ekspordimarsruute ja Lääne alliansi piire. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanali tellida, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida on nähtud usaldusväärsuse standardis. Milson Alves. Tuapses Venemaa Krasnodari piirkonnas tabas uus droonirünnak linna naftarajatist. Piirkond asub Musta mere rannikul ja omab otsest tähtsust Moskva energialogistika jaoks. See oli kolmas rünnak sellele alale vähem kui 2 nädala jooksul. Rafineerimistehas oli tootmise juba peatanud alates 16. aprillist pärast seda, kui varasemad kahjustused mõjutasid toodete väljaveo võimekust. Nüüd süvendas uus plahvatus kohalikke hirme. Levitas tumedat suitsu ja sundis võime rafineerimistehase lähedal elanikke evakueerima ning viima nad kooli. Evakuatsioon, mis on siiani piiratud, näitab, et probleem pole enam ainult sõjaline, vaid mõjutab ka rafineerimistehase kompleksi lähedal elavate inimeste igapäevaelu. Tuapse kohta leviv pilt on lihtne mõista. Kütus, mis rahastas osa Venemaa sõjamasinast, on muutunud nõrgaks lüliks otse Venemaal endal. Ukraina sihib selliseid rajatisi, sest nafta, sadam ja rafineerimistehas panevad liikuma raha, transporti, masinaid ja laevu ja annavad võimekuse pidada pikka sõda. Seetõttu, kui Tuapses ilmub taas tuli, on sõnum selge. Kiiev suurendab survet Venemaa tagalas, tabades kohti, mis mõjutavad Moskvat rahaliselt ja logistiliselt. Vene valitsus püüdis juhtunu tähtsust vähendada. Vladimir Putin süüdistas Ukrainat tsiviilinfrastruktuuri ründamises ja ütles, et rünnakud energiataristu vastu võivad põhjustada keskkonna tagajärgi. Sellegipoolest väitis ta, et kohalike omavalitsuste teatel suuri ohte ei olnud. Probleem on selles, et just Tuapse sündmus nõrgestab seda väidet. Kui on paks suits, laiali valgunud õli, elanike evakueerimine, kool, kuhu inimesed viiakse ja hädaolukorra operatsioonid, siis on raske olukorda normaalsena näidata. Venemaa püüab näidata kontrolli, kuid tuli näitab pinget. Kõige tundlikum punkt on keskkonna ja sotsiaalne mõju. Reportaažides räägiti tumedast vihmast, õlilistest jääkidest ja raskest õhust. Varasemate rünnakute järel teatasid elanikud kõrbenud lõhnast, mustast mustusest riietel ja saastumise tunnustest rannikualal. See muudab Tuapse millekski enamaks kui lihtsalt sõja sihtmärgiks. Linnast saab näide sellest, kuidas Vene õhutõrje ei suutnud kaitsta olulist rajatist ja kuidas kohalikud elanikud end nüüd tunnevad. Konflikt, mida Kreml lubas hoida riigi igapäevaelust eemal, muudab see osaline evakuatsioon Moskva jaoks ebamugavaks küsimuseks. Miks nii kaua oodati? Kui rafineerimistehas pole päevi, kui on oht mürgisele suitsule ja kui elanikud juba nõuavad evakueerimist, peab avalik vastus olema kiire. Aga Venemaa tegutses järk-järgult, püüdis narratiivi kontrollida ja tunnistas olukorra tõsidust alles hiljem. Valitsuse jaoks, mis püüab jõudu näidata, paljastab Tuapse haavatavuse. Tulekahju pole lihtsalt tuli. See on poliitiline, logistiline ja psühholoogiline kurnatus. Kui Vene sadam põles, arenes kriisi teine osa Rumeenias. 25. aprillil 2026 droonide fragmendid leiti Kalati linnas ja samuti Tultša piirkonnas pärast uut Vene rünnakulainet Ukraina vastu. Kalatis sai kahjustada elektripost ja kõrvalehitis. Rumeenia võimud evakueerisid elanikud plahvatusohtliku lasti tõttu ja kutsusid välja Vene suursaadiku protestiks. Rumeenia ei ole rindel, kuid asub otse sõja piiril. Iga sinna kukkuv droon tõmbab tähelepanu NATO-le lähemale. Vene vastus oli veelgi tõsisem. Nad andsid sõnumi, mis pani Bukarestis häirekellad tööle.
Ta ütleb, et Rumeenia, osaledes relvade, laskemoona ja varustuse tarnimises Kiievile, oleks tegelikult osa konfliktist ning peaks olema teadlik võimalikest tagajärgedest. Diplomaatilises keeles on see ähvardus. Moskva mitte ainult ei eitanud vastutust, vaid püüdis ka hirmutada ühe lääne alliansi riiki ja see muudab olukorra plahvatusohtlikuks. Venemaa saab lööke oma energiatagalas, püüab kustutada tulekahjusid, mis kahjustavad tema mainet ja samal ajal muutub karmimaks. Rumeenia vastu näib Kreml kasutavat välisohtu selleks, et kompenseerida sisemist haavatavust. Selle asemel, et selgitada, miks droonid ületavad Musta mere piirkonda ja jätavad jälgi Rumeenia territooriumile, jäetakse see seletamata. Moskva pöörab süüdistuse ümber ja püüab muuta rikkumise ohvri provokaatoriks. See on tuntud manööver. Kui surve kasvab, tõstab Venemaa tooni. Rumeenia ei käsitlenud seda juhtumit kui pisiasja. Rumeenia kaitseministeerium mõistis Vene tegevuse hukka ja ütles, et see kujutab endast uut väljakutset piirkondlikule julgeolekule ja stabiilsusele. Mustal merel saadeti välja tugevdatud õhuturbemissioonile ka 2 Briti hävitajat, mis on märk sellest, et NATO jälgib olukorda tähelepanelikult. See ei tähenda, et allianss astub sõtta otseselt, kuid näitab, et piir juhtumi ja kriisi vahel muutub üha õhemaks. Valearvestus võib kalliks maksma minna. Must meri on muutunud riskantseks koridoriks. Ühelt poolt püüab Ukraina vähendada Venemaa tulusid, rünnates naftat, sadamaid ja sõja toetamiseks kasutatavaid rajatisi. Teiselt poolt jätkab Venemaa droonirünnakuid Ukraina vastu. Kuid osa neist seadmetest läheneb või kukub NATO liitlaste territooriumi lähedale. Vahepeale jäävad Rumeenia, Moldova, Bulgaaria, Türgi ja kogu piirkonna mereturvalisus. See, mis juhtub Tuapses, ei jää ainult Tuapsesse. See, mis kukub Galatisse, ei ole lihtsalt metallitükk. Kõik on omavahel seotud. Kriis saab veel ühe mõõtme ülemaailmse naftaturu kaudu, samal ajal kui Venemaa seisab silmitsi rünnakutega rafineerimistehastele. Lähis-Idas valitseb pingeline olukord Hormuzi väinas ning Ameerika Ühendriigid suurendavad survet Iraani sadamatele. See avaldab survet Teheranile, kuid ka Moskvale, sest iga naftaturu vapustus mõjutab sõda, sanktsioone ja liite. Just selles olukorras püüab Venemaa näidata jõudu, kuid seisab silmitsi tulekahjudega omaenda energiasüsteemis. Kannatada pole saanud vaid üks linn, vaid see on osa suuremast ahelast, kus Venemaa naftarajatised pole enam puutumatud. Ukraina on mõistnud, et ei pea iga meetrit rindel võitma, et Kremlile tegelikke kulusid tekitada. Piisab sellest, kui muuta sõja jätkamine liiga kalliks. Iga seisev rafineerimistehas ja iga kahjustatud terminal surub Moskva üha kaitsvamasse positsiooni. Kremlini närvilisust Kiievile antava toetuse võrgustiku suhtes näitab ka Rumeenia vastu suunatud ähvardus. Moskva teab, et Ukraina sõltub varustusteedest, luurest, õhutõrjest, laskemoonast ja lääne abist. Seetõttu püüab ta survestada naaberriike, kes aitavad Kiievil vastu pidada. Kuid ähvardus Bukaresti vastu võib anda vastupidise tulemuse. See võib liita lääne allianssi veelgi rohkem, tugevdada õhupatrulle ja õigustada suuremat sõjalist kohalolekut idatiival. Ta üritab hirmutada, kuid näitab hoopis, et tunneb end piiramisrõngas. Tuumaohu hoiatus, millele viitas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri direktor Rafael Grossi, tugevdab ohtlikku õhkkonda. Ta kinnitas, et tuumakatastroofi oht on jõudnud tasemeni, mida pole nähtud pärast külma sõda, ajal, mil sõjad on naasnud Euroopasse ja Lähis-Idasse. Ja turvamehhanismid on surve all. See hoiatus tuleb ajal, mil droonid ületavad piire, rafineerimistehased põlevad, sadamad seisavad, energia muutub poliitiliseks relvaks ja suurriigid katsetavad piire. Moskva ähvardab, et varjata oma nõrkust, kuid olukord näitab midagi muud. Sõda nõuab üha kõrgemat hinda ja Vene tagala ei tundu enam nii turvaline, kui Kreml tahtis näidata. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves News.